mul on plaanis tänases meistrite nurgas natuke meie tööriista seina täiendada ühe tööriista hoidikuga. Selleks võtame mõned materjalid. No nii, kõigepealt mul on vaja natukene õhukest vineermaterjali ja lisaks sellele leian ma ennast taas siit ümarliistude leti juures, sest mul oleks vaja ka ühte ümarliistu juppideks lõikuda. Need tööriistad, mida ma tahaksin seina peale kinnitada, on tavaliselt käsisaed. Käsisaed olid meil ennem lihtsalt seal kuidagi seina najal toetusid, neil ei olnud tegelikult head kohta ja ma komistasin internetis ühe väga põneva saehoidiku otsa. Mõtlesin, et proovin selle ise ka järgi, ega ma ei tea, kas sellest asja saab, aga teeme koos teiega proovi. Selleks on mul nüüd vaja teha sellised jupid sellest 45x95 materjalist, panna nad kahe vineerplaadi vahele ja siis tuleb üks kaval nipp. Nimelt me tekitame sinna sisse ühed sellised lukustusrullikud. Laseme materjali tükkiks. Need klotsid kinnitan ma nüüd endale siia selliste välja lõigatud vineertahvlite külge. Need ma tegin sellest samast suurest tahvlist, mis ma sealt nii-öelda meestretamise nurgast võtsin puumarketist, kus väikseid plaate müüakse. Ja ma pean nad panema sellise spetsiifilise vahega, umbes sentimeetri jätan ma nendele tükkidele oma vahele vahet. Nüüd mul tekivad siin sellised kaldpinnad ja mõte on siis selle riiulil see, et kui ma nüüd siia panen sisse sellise nii-öelda rulliku, lõikan väikse jupi, siis see peaks siin sees hakkama üles-alla liikuma. Kui ma lükkan ta ülesse, siis vahe vabaneb ja kui ta kukub alla, siis jääb saaks ja vahele kinni. Lõikame selle jaoks parajad tükid. Ja nüüd ma proovin kogu selle krempli endal siis kuidagi lihtsa vaevaga kokku panna, kasutan natuke liimi ja natuke naelu. Meil selle aluse põhi on nüüd valmis ja töötama hakkab siis põhimõttel, et siin on nii-öelda meil need lukustussilindrid. Aga nüüd selleks, et see silender siin sees püsiks, paneme me siia peale ka nii-öelda sellised katteplaadid igale poole ümber ringi, et see asi näeks meil soliidne välja ja et meil see lukustussilinder siin sees ka ilusti püsima hakkaks. Kuna meil läheb see saehoidja ja samasse meie nii-öelda kiilliistudega seina peale, siis paneme siia taha ka ühe kiilliistu. Nüüd meie projekt on sealmaal, et ma võin meie lukustussilindrid siia sisse lasta. Ja nüüd on vaja siia panna peale väiksed kaaned. Need paneme samamoodi siia peale liimiga. Siis paneme kaaned peale. Paar naela ka igaks juks takka ja nii valmis meie väikene saehoidja saigi kiiruga tehtud prototüüp, kinni naelutatud, üsna selliselt lihtsalt ja võib-olla natukene nurgeliselt tehtud. Loomulikult saab seda paremini teha, saab panna need tükid siia liimiga, saab need tükid panna ilusamad, saab üle värvida, viimistleda. Igaüks saab nüüd ise sättida neid vahesi, need ei pea olema täpselt sellised, minul oli siin kuskil 9 sentimeetrit see ühe klotsi laius, võib-olla kitsamalt laiemalt, et kui laialt saed koos püsivad. Vaatame, kas asi meil siis töötab ka meie seina peal. Ops, kandurite süsteem toimib ilusti nagu alati. Vaatame, kas saed ka kinni jäävad. Mina ütleksin, et saed toimivad ka ideaalselt. Ja ise saab reguleerida seda, kui kõrgele need saed vaja panna oleks, et võivad olla madalamal, natuke kõrgemal, kuidas ise endale mugavam tundub.
no vot, kui muidu muude tööriistade hoidmise eest on hoolt kandnud meil Inter nende mugavate vägevate hoidikutega, siis saehoidja on asi, mille pidin ise tegema ja ma arvan, et see kukkus täitsa praktiliselt ja toimivalt välja.